esimese alaosa on samuti tähistatud tähega R ja see tuleneb inglisekeelsest sõnast reflection, mis on eesti keeles peegeldus. Ja selles viimases osas sa saadki analüüsida ja peegeldada ja kirjeldada, miks kogemus on parim näide õpiväljundi omandamise kohta. Mida sa oskasid, mida mitte. Ja väga oluline on välja tuua, mil määral koolis õpitu oli kasuks sulle praktika kohal nende ülesannete täitmisel. Mida õppisid juurde praktika käigus ja mis on need ülesanded või need aspektid, mida pead veel juurde õppima, milles veel end täiendama. Too välja ka see, kuidas sa hindad oma arengut tegevuste sooritamisel. Kindlasti too näiteid. Kas oled neid samu oskusi, teadmisi kasutanud ka teistes olukordades? Ka siin saab palju näiteid tuua. Ja kas oleks olnud võimalik tegutseda ülesandeid lahendades ka teisiti? Ja kui sul tuleb uus võimalus, mida teeksid järgmisel korral teisiti? See näide on parim ilmestamaks minu kogemust, sest just selline tegevus on üks peamiseid järelevalvetoiminguid, mida sain mitmeid kordi teha. Minu hinnangul õnnestus mul ülesande täitmine hästi, kuna olin selle eelnevalt läbi mõelnud, tutvunud erinevate materjalidega ja samamoodi arutasin ülesande läbi ka oma juhendajaga. Koolis õpitu oli ülesande lahendamisel väga palju kasuks. Oskasin kinnipeetavaid korrektselt läbi otsida ja saatmist teostada. Kindlasti ma peaksin harjutama veel läbiotsimist, et see oleks kiirem ja töövõtted korrektsemad. Kasutasin saatmise ja läbiotsimise oskust veel mitmeid kordi. Näiteks saatsin kinnipeetavaid veel jalutuskäikudele ja tööle. Ma arvan, et antud olukorras ei oleks võimalik käituda teistmoodi, sest järelevalvetoimingud on õigusaktidega väga konkreetselt määratletud ja turvalisus vanglas peab olema tagatud. Sain aru, kui olulisel kohal on ennetustöö, et päästjad jõuaksid iga koduni ja iga inimeseni ning saavad tõsta nende teadlikkust tuleohutuse vallas. Mina arvan, et rohkem peaks just pöörama ennetustöös tähelepanu vanemaealistele inimestele, sest just nemad teevad asju nii nagu vanasti ja võib-olla nad ei ole teadlikud uutest ohtudest ja riskidest. Samuti sain kogeda, kui tähtis ikkagi on meeskonnatöö ja kui tähtis on meeskonnavaheline hierarhia. Ja samuti on tähtsad ülesanded, mis neile hommikul jagatakse. Näiteks, kes sõidab paakautoga, kes sõidab põhiautoga, kes maastikukustutusautoga ja nii edasi. Ja samuti on oluline väga pidev igapäevane õppetöö ja arendamine komandos, et olla kursis kõige uuega. Minu arvates õnnestus meil lahendada antud olukord hästi, sest olime eelnevalt paika pannud oma tegevused ning hindasime ka olukorda igat objektiivselt ja ei kõhelnud abi paluda teiselt patrullilt. Minu jaoks osutus keeruliseks asjaolu, et vastu hakkajaks oli turske kehahehitusega mees, mis tõttu ma tundsin, et minu ja juhendaja jõust ainuüksi jääb väheseks. Sel põhjusel otsustasime teise patrulli appi kutsuda. Ma arvan, et kõige raskem meeskonnatöö võtmes on aru saada, mida tegema peab ja kes mida teeb. Juhendaja oli hea meeskonnajuht. Tuletas meelde reageerimise juhise, jagas infot ja ülesandeid. Õppisin hindama jõudude vahekordi, jagama märgatut, kutsuma abi ja kindlasti ka koos tegutsema. Koolis oli meile korduvalt rõhutatud reageerimise järjekorda. Vaatan, hindan, otsustan ja tegutsen. Agressiivselt meelestatud isikute ohjamisel tuleb kasutada konkreetseid ja valjuhäälseid korraldusi. Konkreetse juhtumi puhul tuli kasutada isiku ohjamiseks ka erinevaid erivahendeid. Tegime selle sündmuse lahendamisel koostööd omavahel, teise patrulliga,
turvatöötaja ja kiirabitöötajatega. Oli väga vajalik kontrollida end ja olukorda ning teha meeskonnatööd. Õppisin tegema reisijate riskianalüüsi ning lisaks ka õppisin tegema reisijate pagasi läbivaatust ja ka reisijate läbivaatust. Ja muidugi õppisin ka sisestama tollideklaratsioone. Praktika on väga oluline osa kogu õppeprotsessis. Nüüd on teil praktika läbitud. Teil on olemas ka aimdus, kuidas kirjutada praktikaaruannet. Ja just praktikaaruanne ongi see nii-öelda kirss tordil. See kõige viimane lihv. See, mis aitab teil veel läbi mõtestada oma praktikakogemust. Oma õnnestumisi, ebaõnnestumisi ja paljusid õppimiskohti. Soovin teile edu!